Ja kui somaatikat tehes sa märkad, et kuidagi mõte hakkab kogu aeg viima ära endaga kaasa, et pidevalt erinevad mõtted tulevad pähe, raske on keskenduda kehale või siis tunned, et hästi tugev uni tuleb peale, keha muutub raskeks, kuidagi jõuetuks, kogu aeg nagu tahaks ära kaduda kuskile, siis märka seda ja säilita selline teatav uudishimulikkus iseenda suhtes, kuna me siin ju uurime iseennast, kõik on informatsioon, mida me kogeme, mida me ei koge, kas on tundetus mõnes kohas, kas mõnes kohas tuleb üles mõni tunne, näiteks emotsioon, mõte, taipamine. Et kõik on info meile, meie enda kohta. Ja samamoodi on ka see, et kui sa märkad väga tugevat jõuetust või kurnatust või unisust, siis uuri seda ka. See on väga sageli meie enda sisemine kaitsemehhanism, mis ei taha meil lubada minna teatud kohtadesse, mis on meie sees. See tähendab seda, et meie sees on ju väga palju erinevaid tundeid, tundeid, mis ei ole alati mugavad, meeldivad, seal võib olla mälestusi, haiget saamisi, solvumisi, viha, palju erinevaid osasid meist, minevikust, võib-olla olevikust, mida me ei tahaks tunda käesoleval hetkel, kuna see tekitab meile ebamugavust. Ja siis on need tunded ja osad meist tihtipeale peidus ja igapäevatoimetuste keskel, kui me olemegi pidevas tegevuste voos, me ei märkagi neid asju, mis tegelikult võib-olla tahaksid olla märgatud. Ja siis somaatika on see koht, kus me teadlikult aeglustame, me teadlikult võtame pausi iseendaga olemiseks. Aga see avab ka tegelikult akna selleks, et me teinekord kas juhuslikult või täiesti teadlikult nii-öelda müksame neid kohti iseenda sees, mis on varjul olnud, peidus olnud ja see tuleb nähtavale ja meie sees käivitub teatud kaitsemehhanism, et oi, see on ohtlik olukord, närvisüsteem vaatab kohe, ei, me ei tohi sinna praegu minna selle tunde sisse, sellepärast et selle tunde tundmine on varasemalt olnud väga ebamugav, isegi eluohtlik võib-olla ja närvisüsteem on niivõrd tark, ta leiab viisi, kuidas meie tähelepanu ära viia sealt. Kas siis läbi selle, et meel kipub kogu aeg mõtetega kaasa minema või siis keha nii-öelda tuleb tagant ära ja tahaks magama jääda näiteks täiesti niimoodi. See kõik on väga huvitav ja see kõik on see, mida sa ise saad enda juures ka märgata, endale hinnangut andmata, säilitades sellise mõnusa, natuke lapseliku uudishimulikkuse iseenda suhtes. Okei, ma näen, ma märkan, et mu keha kuidagi reageerib sellele. Mida see võiks tähendada?